No nii, ilusat päevaaega kõigile ja teate, nüüd tuleb osa number 2, seepärast, et jälle ma sain nii palju toredaid kirju, tegelikult ma olen hästi tänulik, et te küsite minu käest siukseid asju, isegi siis, kui need küsimused algavad tüüpilisest fraasist, mul on nii rumal küsimus. Ei, vanad olijad siin teavad, et minu jaoks kõige halvem küsimus või kõige rumalam küsimus on see, mis on jäetud küsimata, kõik muud on väga asjakohased. Nii et ka tänu siis tänale ühe sellele kirjavahetusele, tuli päevakorda teema, et kasutada neid võideid, millest siin on juba mitu päeva, varsti juba nädal juttu olnud, ehk siis roosi ja kohvivõie, miks kasutada neid soojendatuna. Taaskord pöördun oma siis mitme tärniga publiku poole, naised 40+, naised 45+, rääkimata 55+, siis vaadakem siin selle sama läikekihiga, millest siis just eilses postituses oli juttu. Paraku tänu östrogeeni langusele, need on siis peri ja meno ja mis iganes kliimakspausid ja muud, mis sinna juurde käivad selle tärnidega valuse juurde. Juhtub siis selline olukord, et see kiht hakkab vaikselt, ütleme siis nii kaanema, vaikselt hakkab tekkima närvilisus, mitte see ainult sinu oma, see, mis seal kupla all tekib, vaid ka nahanärvilisus. See tähendab seda, et naharetseptorid saavad aru, et midagi on valesti ja nad hakkavad rabelema. Utreeritud tähenduses hakkavad rabelema, ehk siis võib tekkida selline olukord, et nahk ei ole nagu lombu poolest selline rasune, vaid rasunäärmed on üle aktiveeritud, ehk siis nad proovivad justkui nagu östrogeeni taastoota. Ma utreerisin praegu selle naha biokeemia jutu ääretult lihtsaks, et aru saada, et tegelikult see päris nii ei ole, et on mingi östrogeeni retseptor seal naha all ja läheb andmiseks siis, kui östrogeeni tase hakkab langema. Aga teeme nii, lepime kokku sellistes lihtsates seletustes, et nii on, et teatud vanusega hakkab östrogeen langema, keha proovib iga hinna eest sinu ilu päästa ja teeb, mis saab, ehk siis hakkab seda rasu üle tootma. Proovime ta maha rahustada. Ütleme siis nii, et me anname nahale info ja kui nüüd issand, kui mõni teist ei ole nüüd ennast reganud neoloogia kursusele, siis tehke seda viivitamatult sellepärast, et seal ma räägingi ära, miks meie neoloogia üheks mooduliks on ka näokirjade lugemine, et kui palju infot oma naha, mitte ainult naha, vaid ka oma terviseseisundi kohta saame naha kaudu teada. Aga sellest siis juba kursusel ma täna siis räägin ikkagi oma selle kuuma õliloo ära ja vaata. Lugu on selles, et meie keha on loodud elama soojas. Nii on. See kliima soojenemine tegelikult oleks meie keha poolt ääretult teretulnud, oleks see vaid nii. Aga kuna me veel elame ka sellistes kargetes tingimustes ja talv on see aasta kummijukese kargusega meid üllatanud, mõnes mõttes küll, jah. Ja see tähendab seda, et me võiksime oma nahale pakkuda seda, mida ta kõige rohkem soovib. Ja nüüd siis jälle 2 kärbest ühe hooviga. Me paneme kuuma õli, mis tähendab seda, nahk ütleb, ma tean seda tunnet, see on see soe tunne, see on see suvine tunne ja siis kõike on külluses ja piisavalt ja rahuneb justkui maha. Ja teine asi, nagu ma juba eilses videos rääkisin, nende võiete ehk roosi ja kohvivõide struktuur, nende koostis on niivõrd identne meie naha selle läikekihi struktuuriga, et nad tunnevad veel ka selle ära ja ütlevad täitsa lõps, annad meile 2 tuttavat asja. Sa annad soojuse ja sa annad meie enda struktuuri sarnase lahenduse. No vot, ja siis tekibki see olukord, nahk rahuneb maha. Ehk siis eriti kui me räägime, et selline naha rasvusus on tulnud siis sellest, et on teatud sünniaasta häirekell, ütleme siis nii, või on ka mingi stressiga tegemist olnud ja pikaajalisema stressiga, seal enam vanuse ja see sünniaasta ei loe, stress on stress, siis nahk ütleb sulle suur aitäh, kui sa teed väikese koguse võiet lihtsalt veevannil soojaks. Ma võtsin praegu stopperiga aega, see on, ma ei tea, 1,5 minutit on sul kogu selleks protseduuriks vaja aega.
ja siis sa võtad pintsli ja kui sa ütled, et sul ei ole pintslit, siis vaheta oma kosmeetikakott kohe välja. Või näiteks, ma ei tea, vaatame järgmise challenge'iga saab jälle neid pintsleid hakata jagama ja mis sa teed? Sa hakkad seda täpselt niimoodi kandma, nagu meie näoloogia kursusel hakkab seda õpetama lümfi ja spaaterapeut Anneli Habanen ja kannadki täpselt niimoodi, nagu meie see nahk seda kõige rohkem soovib, on ju. Soojus hakkab rahustama maha meie siis seda äritunud naha retseptoreid, see on üks asi. Teine asi, soojus hakkab mõjutama meie miimilisi, neid piisikesi lihaseid, eks ju, mis meie siin selle näos on neid hästi palju, näoloogia kursusel räägin, on ju. Ja eriti tuled sa siia silmaümbrustesse, on ju, et rahustada maha. Ma mingi hetk pean nüüd ilmselt panema selle otsaette kinni, on ju, sest et üli on ju soe, et hakkab siia igale poole voolama. Aga sa said siis jah sellest põhimõttest aru, et me jälgime siis oma lümfiteid, me saame stimuleerida natukene seda vereringet ja kui sa muudkui aga lähed siia allapoole, sa loomulikult teed ju kogu oma selle kaela ja dekoltee, eks ju, ära ja edasi näitame neoloogia kursusel. Nii et veel kord teen siis uut satsi nendest kohvi ja roosi võietest, kui sa tunned, et sul on hädasti tarvis täpselt samasugust protseduuri, siis sa saad seda täiesti vabalt oma kodustes tingimustes iseendale korraldada ükskõik millisel vabal hetkel, kui sul on 1,5 minutit aega selle soojendamiseks ja teine 1,5 minutit selle kõige peale kandmiseks. Nii et ootan kirju, ootan endiselt küsimusi, aitäh, kui te seda kõike küsite ja mina lähen nüüd panen siia veel ka sooja sellise mõnusa räti peale. Läheme jälle.